Hea kodutunde meeskond. Kirjutan teile seoses ühe inimese elamistingimustega. Ta kasvatab üksi puudega koera, majas ei ole vett ega WC-d, katus jookseb läbi, puuduvad elementaarsed elamistingimused. Pole ei voodeid, ühtegi lauda tooli ega söögi tegemiseks vajalikke vahendeid. Ta on tubli ja koeraga palju tööd teinud, ent maja remondiks raha napib. Loota saab ta vaid iseendale. Võib-olla saaksite teda kuidagi aidata. Sellise kirja peale tulime kohale siia Kesk-Eestisse, et uurida, kuidas asjaolud tegelikult on. Eest leidsime väga halvas seisus vurtsiku, mida on üldse raske elumajaks nimetada. Seda on raske üldse ukseks nimetada. Tere, Valli! Tere! Kus Polla on? Polla seal sööb, näe. Miks ta puud sööb? No ega ei ole võtta praegusel ajal midagi muud siin. Mis puu talle siis kõige rohkem maitseb? No ta sööb leppa põhiliselt, ikka nagu lehtpuu rohkem. Üht-teist vajaks tegemist ikka, siin lagunenud. No siin ikka juhtub. Riiul kukkus alla sul. Juhtub rahulikult ja eks ma panen ta tagasi pärast. Meil siin aken sai natuke valesti mõõdetud, aga vähemalt aken on ees, eks ju, et ei ole nagu, mina ei kurda selles mõttes. Ja siin on mul aknad kunagi sai tellitud, et tahtsime nagu remonti teha ja võtsime laenu. Ja tahtsin nagu aknaid hakata panema, aga raha ei ole lihtsalt selliste asjade jaoks. Siin meil pildid on, Polla siin meil. Polla ja üks kass ja on ka. Polla ja kass on meil. Ja pilt on seinal. Ja siis meil tegin siin lageremonti siin. Olen pannud niimoodi kiled, et vihm sajab läbi ju. Siin on hallitus ju. No ikka jah, eks ta vana maja. Kas teil on ka hirm? No natuke ikka on jah. Millal teil täpselt hirm on olnud? No siis, kui lagi hakkas siin läbi sadama siin kuskil 20 aastat tagasi, et siis oli küll, aga siis ma panin kiled lakke ja ega ei ole hullu. Seal on näha, kuidas vesi on jäänud kile sisse, et ta ei tule läbi. Täitsa hästi toimib siukene asi. Te saate niimoodi endale joogivett koguda? Jaa, seda olen saanud, sest ega siit mujalt ma vett ei saa eriti ausalt öeldes. Siin on siis üks jalgratas raudsadul, aga... Sellega ma käisin poes vahel, kui võimalust on poodi minna üldse. No seda on muidugi raske rattaks nimetada. Aga kui sellega saab poes käia, siis vähemalt see on ikkagi parem kui mitte midagi. Absoluutselt, jaa. Mina ei kurda, sest ratas olemas ju ja kõik on olemas tegelikult ju, katus on pea kohal. Natuke vajab kõpitsemist. Ma näen, et siin on teil mingid kivid valmis pandud juba. Siin on juba tükk aega tagasi meil valmis pandud, et ma siin, mul ei ole küttekollet majas sees ja ma tahtsin ehitada ahju ja need kivid on mõeldud ahju ehitamiseks. Aga miks te pole veel ahju ehitanud? No ma ei oska ise ja püüad ja ühel hetkel lihtsalt ei jaksa enam, jõud saab otsa. Ja siin on ader mul näiteks, ma tahtsin siin nagu põllumaad teha, aga jälle mul ei ole maad ja naaber ei luba. Ei saa vett, ei saa põllumaad. Nii et mul nagu asjad on olemas, aga üsna raske on niimoodi toime tulla. Polla maja on meil seal nüüd ja selline eterniitkatus peab tal täitsa hästi vett ja nii et temal nagu praegu on suhteliselt hea maja nagu, et saab seal sees on täitsa hea, seal on einad sees ja 2-kordne katus on peal. Nii et ei ole nagu temaga küll ei ole probleemi selles elamise mõttes. Aga ma näen, et teil on siin teine tuba ka. Ja mul on siin teine tuba on ka ja siin ma saan hoida ka asju ja saan vahel siin kuigi ka siin uks kinni ei käi, aga ma siin talve ajal ma olen seal taga ikka, seal käib uks kinni, eks ju, aga siin on niimoodi tulnud, et see uks ei käi nagu hästi kinni. Ja. Nüüd me oleme siis sinu teises toas. Ja siin ma hoian ka mõningaid asju, siin näiteks talvel kui lumi on, siis on minu transpordivahendiks on selline kelk natukene. No seda ei saa nüüd otseselt kelguks nimetadagi. Jah. Näete, katki. Põhi on katki. Lumi tuleb sisse ju siit. Väga raske on jah, kui on paks lumi, siis ka jõudu vaja, et seda vedada, eriti pakid peal. Vaadake, kuidas tänapäeval siis köögivilja kasvatatakse, paljud lapsed võib-olla ei teagi.
niimoodi ta kasvab siin jah. aga mis siin täpselt kasvab? No siin mul on, ega ma ausalt öeldes täpselt ei teagi, et ma sain need seemned ja panin mulda, vaatasin, et mis siit nagu tuleb, et noh, midagi süüa ikka ju, eks ju. Koerale ja noh, ega me endale siis ikka koerale. Siin mul veel näete kasvab. Siin on, oi, see on pott. See on pott jah, ja siia on pandud ka kasvama mul seemned, mis ma leidnud olen. Et noh, selline raske, see on jah raske. Need kolisevad nii mõnusasti. Vaatame, mis... siin ei olegi, kirjas ei olegi, et mis maitseaine siin siis olema peab. Siin ei ole jah, need on sellised lihtsad. Näete, Norma tehtud. Norma, no see on kõva sõna. Jaa, oli omal ajal oli. Minu meelest ei ole teil häda midagi, täitsa hästi elate. Ega jah, kõik põhimõtteliselt on olemas ju. Mis tunded teid valdasid, kui te kuulsite, et meile on teie olukorrast kirjutatud? Ma ei suutnud seda uskuda. Ma ei uskunud. Miks? Ega mind ei aita keegi. Vald, naabrid, noh, ega mul ei ole abi loota kellegilt ja sibul. Ma kohe, et noh, abi ei ole kellegilt loota ja noh, aga ma ei kurda. Ma ei kurda. Ma nägin, et Polja praegu jooksis mööda, kas tal on mingi probleem? Jah, ta on puudega koer. Ega puudega koerte hooldajaid ei aidata siin vabariigis, eks ju. Sul võib olla koer ükskõik kui raske puudega, aga ega keegi appi ei tule ju. Valli, millal te aru saite, et teie koer on puudega? No üsna alguses ikka kohe praktiliselt, kui ma ta sain. Ma sain aru, et midagi on korrast ära. Et ta ei ole nagu päris teised koer? Jah, et ta on nagu teist moodi. Mis tal täpsemalt viga on? No tal on hüperaktiivsus ja tal on agressiivsushood on tal ja selline hästi keeruline koer on ta. Närvisüsteem ja skisofreenia on tal. Uskumatu, peale vaadates nagu ei ütleks. Ma olen temaga väga palju tööd teinud, aastaid oleme teinud, kõik praktiliselt ma teen tema heaks, eks. Tema annab mulle jõudu, et üldse edasi minna selle eluga. Ta käib seal aida taga süüa otsima, seega mul ei ole raha, et talle iga päev süüa osta ju. Ja ta kaevab ise põhimõtteliselt endale, ikka leiab midagi. Pollakene, ole nüüd hea poiss, meil on tädi külas. Kuidas teil siis veevärgiga siin on? No vett meil ei ole. Vett ei ole sellepärast, et meil oli kaev siin õue peal, aga miski 10 aastat tagasi või niimoodi mul naaber pani omale vee sisse ja minule muidugi ei toodud vett sisse. Mina siis nüüd, mul ei ole, kaevu ka ei ole nüüd. Kas siis naaber enda kaevust ei luba või sealt enda veevärgist teil vett võtta? Ei, ta ei luba siin midagi võtta. Ma käin seal pangega, käin seal all kraavis, võtan vett. Kraavist võtate vett? Jah. Ahah, kraav on teil kohe siin maja taga, jah? Ja kevadel suur vesi, siis isegi lähemal, et siis nagu saab täitsa lähedalt, saab vee kätte. Ahah, aga talvel, kui jää on peal? No talvel siis tuleb mul seal teises aita ruumis on ja siin on mul need kõvad lavidad, et eks ma siis tambin seda jääd. Lumest saab ka vett? Lumest saab sulatada vett ja siit ülevalt ma saan ju, ma enne näitasin, siit saab vett. Kui on vaja kiiremini, siis ma lasen sealt niimoodi nõristan vett. Kuidas on WC-ga? Vaat seda nüüd ka ei ole siin, selles majas ei ole jah. Aga kus te siis käite? No käime majast eemal, käime lihtsalt Poljaga. Seal samas, kus te vett võtate või? No mitte päris samas ikka, aga eks me majast eemal ikka käime, et päris jah, Polja ka ikkagi otsib väga, kuhu ta nagu läheb. Nii et naaberil juba ei vett võtta ega ka vetsus käia enda juures? Naabriga ei saa siin, jah. Mis siis põhjus võib olla? No eks ta on see, ma arvan, see eestlaslik selline õelus ikka. Ja kadedus, et teil nii hästi läheb? No eks ta natuke võib-olla jah, vahel seda ikka ka, jah. Eestlased ju teada selles mõttes, et kui natuke kellegil on midagi, eks siis hakatakse viltu vaatama. No teie elamist on raske elumajaks pidada. Kuidas see niimoodi läinud on? No ma võtsin laenu kunagi ja siis ma sain selle osta, aga rohkemaks raha ei jätkunud ja remonti teha ei saa. Öeldakse ju, et igaühele antakse nii palju, kui ta jõuab kanda. Kui sageli te nutate, Valli? No. Mis teid üldse nutma paneb?
No see olukord siin, see ei ole päris ju. No nii hästi ikka ei lähe, kui võiks. Naabrid küll kadedad on, aga tegelikult, olgem ausad, võiks ikkagi paremini minna. No ma püüan tugev olla ja keegi ei tea, kui raske tegelikult on. Jätate sellise illusiooni, nagu kõik oleks okei. Jaa, ma ei näita välja, ma ei küsi abi. Ei kurda? Ja ma ei kurda ka. Mina ei ole kurtja inimene ja sellepärast arvatakse, et mul on kõige olemas, mis vaja. Valli, öelge, mis elu te üldse elanud olete? Te olete 31-aastane naine ja teil pole siiamaani lapsi. Jaa. Miks teil siis lapsi pole? No mul on olnud teised prioriteedid. Ma olen 2 ülikooli olen lõpetanud ja siis ma magistrikraadi kaitsesin eelmine aasta. Ja siis raamat tuli välja selle. Raamat, oi. Ja mul tuli 500 lehekülge peaaegu. 500 lehekülge. Miks te siis nutate? Rääkige parem, et millest see raamat jutustab? Issand, ma ei ole nii rasketes tingimustes kunagi töötama pidanud. Õudne, siin on tuul, siin on niiskus, siin on see ülevalt tuleb vett kaela meile ja on hallitus ja ämbrikud ja kiled kõik. Ma ei saa nagu... Niimoodi, kui mul kilesid on juba olla. Ja, et millest see raamat jutustab? See raamat on selline, ta on kriitiline on ühiskonna suhtes ja kooli suhtes on ta üsna kriitiline. Üsna selline, jah. Oi, see ühiskonna ja kooli vastu. Toho. Ja, selline vastu, jah. Et nagu kõik ei ole nii korras, kui nagu võiks ju olla. No mulle tundub see asi nüüd kummaline selles mõttes, et me oleme näinud paljusid suurperesid, kes pingutavad väga, et oma lastele kooliharidust anda ja sunnivad neid kooli ja õppima ja endal on umbes samasugune hull olukord nagu teilgi. Ometi on neil 10 või isegi enam last ja kõik käivad koolis ja lähevad mõned üksikud isegi lausa ülikooli ja kutsekooli ja teie nüüd siis koolisüsteemi ja ühiskonna vastu. No toho, kuidas siis nii saab? No jah. No ei ole kõik asjad nii hästi ju võiks olla. Kas te pole siis õiget meest leidnud? Ei ole, jah. Ma ei ole. Meie kodutunde tiimiga käime inimestel külas ja sageli leiame eest naise, kellel on olnud mitu vägivaldset meest lausa järjest. Ja, ma tean, ma olen näinud. Ja ega siis see ei loe, milline mees on. Peaasi, et oleks mees. Ma tean. Ja lapsed, jumal küll. Ma olen ikka mõelnud, et maja ei ole päris korras ju, ei vajaks nagu remonti ja et lapsed sellistesse tingimustesse ei ole ju päris õige teha. Ja mehega, kui on vägivaldne või on näiteks alkohooliga, igaühega ju ka ei hakka. No. Ja siis mõtledki, et geenid tulevad lapsele ja selline elukeskkond ja õhkkond ja vägivald, see ei ole õige päris ikka. Aga ma olen hakanud mõtlema, et äkki ma olen vea teinud, et äkki oleks pidanud ikkagi. Jah, võib-olla tõesti olete vea teinud. Valli, mis tunded teid siis valdavad, mõeldes, et te olete ühiskonnale täiesti väärtusetu kui naine, kui inimene, ei ole teil lapsi, ei ole teil elukeskkonda, ei ole teil meest. Siin meie tänane saade lõpebki. Paraku ei olnud keegi huvitatud selle pere aitamisest. Ausalt öeldes on raske seda üldse pereks nimetada. Me ei leidnud kedagi, kes ulataks abikäe, kes aitaks nõu, jõu või ehitusmaterjalidega. Isegi ehitusmehed ei soovinud sel korral appi tulla. Kellelgi ei leidunud tahet ega soovi aidata, ei leidunud ka head sõna toetuseks. Ja kas peakski, mida on see inimene Eestile andnud? 30-ndates lastetu üleõppinud naine, kel jagub Eesti ühiskonna ja kooli kohta vaid halbu sõnu. Mõistan inimesi, kes Vallit aidata ei soovinud. Ainult koerast on kahju. Ja seda saadet ei saa ka ausalt öeldes mingiks saateks nimetadagi.